Lahendamata arheoloogilised ja kriminaaljuhtumid võivad eksperte ja uurijaid aastakümneteks, mõnikord isegi sadadeks aastateks frustreerida, kui vastuseid ei leita. Kuid mõnes neist segadust tekitavatest juhtumitest leitakse lõpuks vihjeid, mis viivad mõistatuse lahendamiseni. Ja lõpuks saame selge pildi sellest, mis kõik need aastad tagasi juhtus. 40 aastat pärast Tamara Tigardi rünnakut ja tema elu lõppu suutsid uurijad tema juhtumis mõningast edasiminekut saavutada. Kuid paljud küsimused on endiselt vastuseta, sest isikud, kes temalt elu võttis, pole kunagi tuvastatud. 1980 aastal oli Tamara 20-aastane ja elas Las Vegases. Tema algse juhtumi üksikasjad on parimal juhul ähmased, kuid on teada, et ta kuulutati kadunuks tõenäoliselt selle aasta märtsis ning tema juhtum jäi politseid veel aastateks segadusse ajama. Selle aasta 18. aprillil leidsid 2 kalameest Oklahomas jõe kaldalt surnud naise ning kuriteo paigalt leiti mitmeid väga huvitavaid vihjeid. Ta oli riieteta, teda oli tulirelvaga rünnatud ning ründaja oli ta katnud lubjapulbriga, tõenäoliselt selleks, et varjata lõhnu ja kiirendada lagunemist, mis on tegelikult väär arusaam. Õnneks politsei jaoks oli lubi säilitanud surnukeha väga hästi, kuid neil polnud aimugi, kes see naine oli ning ta kantis surnud tummatu naisena ehk Jane Doe'na kirja. Aja jooksul hakati teda kutsuma lubjanaiseks, kuna tema juhtum jäi aastakümneteks lahendamata. Kuriteo paigal veitud vihjed viitasid sellele, et ründaja oli talle lähenenud eestpoolt, ning tema taskus olnud mindilt koguti kiudtõendeid. Mind sai tabamuse, kui tulirelvas tulistati ning osa tema riidekiududest jäi maha. Juhtum jäi vahendamata kuni 2020 aastani, mil tehti uus katse lubjanaise isiku tuvastamiseks. DNA koguti ja saadeti DNA Doe projektile, mis suutis tuvastada naise nõud. Siis avastati, et Tamara oli lubjanaine ja see kinnitati hambakaartide abil, mis saadi USA armeest pärast seda, kui selgus, et ta oli kunagi sõjaväes teeninud. Uurijad sidusid lõpuks lubjanaise juhtumi Tamara omaga ning neile öeldi, et ta oli kadunud alates 1980 aasta märtsist. Teatati, et sel päeval astus ta Las Vegases oma majast välja, et jalutama minna ja teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Tema sõbrad ja perekond ei osanud seletada, miks ta Oklahomasse reisis, kuid ilmnes, et ta võis külastada Jonesi linnas asuvat baari, mida külastasid sageli mootorratturid. Pealegi ei uuritud kadunud isiku juhtumit kunagi edasi, sest Ohios oli üks naine Tamara identiteedi varastanud ja arvati, et ta on üles leitud. Seda juhtumit uuriti, kuid leiti, et sellel pole mingit seost ülejäänud Tamara juhtumiga ning kõnealust naist ei arreteeritud kunagi. Tema nüüd ütlesid politseile, et nad teadsid, et Tamara oli aastakümneid varem kadunuks jäänud, kui neile oli arusaamatun põhjusel öeldud, et ta liitus tunnistaja kaitseprogrammiga, mis lihtsalt ei vasta tõele. Nad on palunud, et kõik, kellel on kasulikku teavet, annaksid sellest teada, et selle juhtumi süüdlane saaks tuvastatud. Ja kõik, kes usuvad, et nad saavad Tamara juhtumi lahendamisele kaasa aidata, võivad võtta ühendust Oklahoma osariigi uurimisbürooga numbril 800 522 8017. Me kipume sageli arvama, et aastakümneid tagasi kasutatud uurimismeetodid olid vananenud ja ebaefektiivsed. Kuid tõde on see, et uurijad kasutasid mõnikord kõige väiksemaidki vihjeid väga keeruliste kuritegude lahendamiseks, nagu juhtus ka ühe juhtumiga, mis leidis aset 1929 aasta aprillis Inglismaal Kenti krahvkonnas Margate'is. Selle aasta oktoobris, ühel väga külmal talvepäeval, registreerus mees nimega Sydney Fox koos oma ema Rosaliega Margate'i Metropoli hotelli. Hotelli töötajad meenutasid hiljem, et Rosalie nägi välja haige ning tal oli raskusi oma tuppa kõndimisega. Tao oli diagnoositud Parkinsoni tübi ja töötajad arvasid, et Sydney oli ta toonud Margate'i, et ta saaks puhata ja värsket õhku hingata. Ta paistis olevat tema heaolu pärast väga mures ning teda nähti hotellis Rosalie eest igati hoolitsemas. Ta oli personali vastu väga viisakas, alati korralikult riides ja jättis endast hea inimese mulje, kuid tema tõeline loomus tuli hiljem ilmsiks. Ta väitis, et tema ja Rosalie olid enne Folkestone'i ja Canterbury külastamist ning lõpuks Margate'i jõudmist reisinud läbi Euroopa. Nad otsustasid peatuda Metropoli hotellis selle mugavuse ja luksuse tõttu ning oli ilmne, et nad kuulusid jõukasse perekonda. Kui nende pagasi kohta küsiti, ütles Sydney, et see ei olnud veel kohale jõudnud ja ta kartis, et see on kaduma läinud.
hotellitöötajatel polnud mingit võimalust teada, et Sydney oli tegelikult paadunud kurjategija, kes oli just vanglast vabanenud ning seetõttu majutati nad kõrvuti tubadesse, millest igaüht köeti gaasikamina abil. 22. oktoobril lahkus Sydney Longdonisse, kus ta rääkis Rosaline'i kindlustusandjatega. Ta pikendas tema elu kindlustuspoliise, öeldes, et tema ema ei soovi tagasi kodulinna Norfolki reisida, kui kindlustus pole kehtiv. Ta pikendas poliise 23. oktoobri südaööni ning vaid 20 minutit enne kehtivusaja lõppu, olles hotelli naasnud, kuuldus teda karjumas, et tema ema tuba on leekides. Töötajatel õnnestus mõningase pingutusega tuppa pääseda ning Rosaline toodi välja, kuid ta oli juba surnud. Leiti, et ta suri tulekahjust tingitud suitsu sissehingamise tagajärjel, mille põhjustasid riided, mille Sydney oli gaasikamina kõrvale kuivama jätnud. Uurijad pidasid kummaliseks, kui avastasid kamina kõrvalt osaliselt põlenud ajalehe. Ja üks kindlustusfirmadest võttis ühendust Margate'i politseiga, et teavitada neid, et Sydney oli varem seotud olnud tšekkide võltsimise skeemiga, kuid tõendeid selle kohta, et oleks tulekahju süüdanud, ei leitud. Ja tundus, et Rosalind oli tõepoolest oma elu kaotanud õnnetuse tõttu, nagu oli märgitud kohtuarsti raportis. Kuid uurijad ei suutnud lahti saada tundest, et midagi kahtlast oli juhtunud, ning nad võtsid ühendust patoloogiga nimega Sir Edward Spilsbury, kes viis läbi veel ühe Rosaline'i keha uurimise. Ta leidis verevalumi tema kaela tagaküljel ja väikese osa tema keelest, mis viitas sellele, et Rosaline oli kägistatud. Algusest peale oli ainult üks kahtlusalune ning Sydney võeti vahi alla, kui ta üritas kindlustuspoliiside alusel raha välja võtta, mida ta oli pikendanud. Kohus kuulis, et ta kasutas sittimiskiirendit, et süüdata tuli pärast seda, kui ta oli oma ema elu lõpetanud ning ta mõisteti süüdi. Talle määrati surmanuhtlus ja 1930. aasta aprillis viidi karistus täide. Uurijatel ei ole õnnestunud välja selgitada, mis juhtus Betty Gale Browni juhtumis. Tegemist oli 19-aastase Lexingtoni, Kentucky osariigi naisega, kelle elu lõppes 1961 aasta oktoobris. Sel ajal oli ta Transylvania College'i teise kursuse tudeng ning tema kaasõpilased teatasid, et nägid teda lahkumas bioloogiatunnist ja miski ei paistnud teda häirivad. Ta oli tol päeval tunnist lahkudes oma tavapäraselt rõõmsameelne ja sõbralik. Samuti on teada, et ta veetis ülejäänud päeva õppides kuni hilisõhtuni ning vahetult enne südaööd istus ta autosse ja hakkas sõitma vanemate koju külla, kuid ta ei jõudnudki kohale. Järgmisel hommikul kell 3:00 tegid politseinikud jahmatava avastuse. Nad leidsid Betty surnuna tema autos, mis oli pargitud vana Morrisoni hoone ette. Teda oli rünnatud ja kägistatud tema enda rinnahoidjaga ning alustati mõrva uurimist. Juhtunust teatasid kõik Kentucky uudistekanalid ning tema perekond ja sõbrad olid lastatud. Uurimise esimeseks sammuks oli Creegi meesüliõpilaste ja õppejõudude küsikemine kolledžis, kuid kahtlusaluseid ei tuvastatud. Üks jälg, mida uuriti, tuli New Yorgist, kui endine Transylvania kolledži üliõpilane arreteeriti. Ja kui tema tuba läbi otsiti, leiti ajalehe väljalõiked Betty juhtumi kohta, kuid hiljem tuli välja, et sõber oli need talle saatnud ja ta polnud juhtumiga kuidagi seotud. Teisi väiksemaid vihjeid saadi erinevatest piirkondadest üle kogu riigi ning kõik need kontrolliti üle, kuid tulemusteta. Ja Betty juhtum jäi lahendamata. Kuid aastal 1966 naised võimud olid saavutanud läbimurde. Mees nimega Alec Arnold Jr. astus välja ja teatas, et ta võib olla vastutav Betty surma eest. Ta väitis, et tol ööl oli ta kõvasti joonud ja otsis kohta, kus kainemaks saada. Ta sattus jalutama ülikooli linnakusse ja nägi Betty autot pargituna samasse kohta, kus see hiljem leiti. Ta märkas, et Betty oli koos tundmatu naisega ja kui ta nende juurde läks, kästi tal nad rahule jätta. See ärritas teda ning ta avas Betty ukse enne, kui talle kallale läks. Teine naine põgenes, kuid tal õnnestus Betty üle jõu käia ja ta võttis Bettylt elu. Arnold arreteeriti, kuid ta ei tunnistanud end kohtus süüdi, sest ta polnud enam kindel, et oli süüdlane. Kaitse väitis, et kõik, mida Arnold juhtumi kohta teadis, oli ajalehtedes avaldatud ning ta oli tõenäoliselt neid artikleid lugenud, enne kui veenis end, et oli kuriteo toime pannud. Ta on sellest ajast saadik surnud ja kui ta tõesti oli ründaja, siis viis ta selle saladuse endaga hauda. Mõnda aega kahtlustati, et vastutav oli sarimõrvar Nolan Ray George, kuna ta tegutses tol ajal selles piirkonnas. Kuid seda ei suudetud tõestada, sest teda ei küsitletud kunagi selle juhtumi kohta.
Betty juhtum on aastakümneid hiljem endiselt mõistatus. Anita Louise Pateau, sündinud Maine'is aastal 1942, oli vaba hingega naine, kellel olid näitlemisunistused. 1967. Aastal 25-aastaselt kolis ta Los Angelesse ja hoidis oma perega regulaarselt kirja teel ühendust. Kuid need kirjad katkesid järsult 1968 aasta veebruaris, mis tekitas tema peres muret. Märtsis said tema perekond lõpuks laastavaid uudiseid. Huntington Beachi naftaväljal mänginud poisid olid leidnud surnukea. Uurijad tuvastasid, et tollal tuvastamata naist oli rünnatud 13. märtsi öö. Rööv välistati, kuna tal olid ehted endiselt küljes. Kahjuks pesi vihm minema suurema osa ründaja poolt jäetud rehvi ja jalanõu jälgedest, kuid koguti sigaretikon ja muud tõendid ning tema käekott ja rahakott leiti hiljem lähedalt, sisaldades fotosid tema perest. Ainsaks vihjeks oli rehvi jäljed, tõenäoliselt uuema Ameerika auto oma. Anita meti tundmatu naisena. Juhtum avati uuesti 2001 aastal. Sigaretilt saadi ründaja DNA profiil, kuid vasteid ei leitud. 2010. aastal avaldati Anita portree. Tema õe või venna lapselaps tundis ta ära, kuid politsei eiras nende teaded. 2017 aastal seostas geneetiline genealoogia säilinud DNA 4 vennaga Californias. Üks neist, juba surnud Johnny Monroe Crisco, tuvastati ründajana varasema biopsia käigus võetud DNA proovi abil. Ja lõpuks 2020 aastal kinnitati DNA abil, mis koguti kaugelt sugulaselt, et Anita oli Huntington Beachi tundmatu naine, lahendades mõistatuse ja tuues tema perele rahu. Tema tuttavate sõnul oli 33-aastane Garnett Jen 1950 aastal Portlandi keskkoolis lugupeetud kodunduse õpetaja ning ta oli populaarne nii õpilaste kui ka kolleegide seas. Ta oli parasjagu omandamas magistrikraadi ning sõprade ja pere sõnul ootas ta põnevusega oma elu järgmist peatükki. Ta oli alati täpne, mistõttu kolleegid hakkasid muretsema, kui ta 28. veebruaril sel aastal tööle ei ilmunud. Cooley kontor helistas tema kodutelefonile, kuid vastust ei saanud ning direktor otsustas tema koju minna, et järele vaadata, kuidas tal läheb. Ta ei oleks iialgi osanud ette näha seda, mida ta kohale jõudes leidis ning võttis kohe ühendust võimudega. Ta teatas, et kui ta Garnetti välisuksele vastust ei saanud, kõndis ta garaaži juurde ja suutis aknast sisse vaadata. Ja oma õuduseks nägi ta, et Garnett rippus oma auto ukse käepideme küljes. Kui politsei garaaži jõudis, leidsid nad, et tal oli õmblusmasina rihm ümber kaela ja ta oli ühe põlve peal. Kuigi kohe arvati, et tegemist on lihtsa ja selge juhtumiga, arvas Garnetti perekond teisiti ning tema säilmed kaevati mõni päev hiljem välja. Ja tema säilmete teisel ülevaatusel avastas patoloog, et teda oli rinnatud ja kägistatud, muutes juhtumi hoopis mõrvaks. Hiljem selgus, et teda nähti viimati rinnaku ööl, kui ta osales naisüliõpilaskorporatsiooni koosolekul kohalikus golfilubis. Enne koju minekut küsis ta Kriegilt kohalolijatelt, kas ta võiks neile joogi osta, kuna tal oli kaasas $40 ja siis lahkus. Politsei teatas, et nad ei suutnud leida Garnetti rahakotti ega juhi luba, mis mõlemad oli tõenäoliselt tema ründaja poolt varastatud. Kahjuks oli selleks ajaks, kui juhtum ümber klassifitseeriti mõrvaks, Garnetti kodus käinud juba palju inimesi ning kõik tõendid, mis võisid garaažis olla, olid uudishimunike külastajate poolt rikutud. Lisaks sellele oli vähesed kogutud tõendid valesti hoiustatud ja nendega käidi hooletult ringi, mis muutis süüdlase tuvastamise peaaegu võimatuks. Õmblusmasiin, Garnetti rebenenud jakk ja tema kindad koguti kokku ning märgiti üles, et tema auto välisküljel oli bioloogilist materjali. Kui juhtum aastaid hiljem uuesti üle vaadati, oli kogu kogutud füüsiline tõendusmaterjal kaduma läinud ning seetõttu ei olnud võimalik leida ka ühtegi võimalikku DNA jälge. Kuid uurijad ei kaotanud kunagi lootust, et ühel päeval leitakse midagi. Ja 2019. aastal said nad teavet, et mõni füüsiline tõend võib kusagil mujal olemas olla, kuigi võimud on keeldunud selle vihje kohta täpsemalt selgitamast. Nüüd loodetakse, et leitakse DNA ja Garnetti ründaja tuvastatakse lõpuks, et ta saaks oma tegude eest vastutusele võetud. Huvipakkuv isik on tuvastatud, kuigi selle mehe nime pole avalikkusele avalikustatud. Praegu jääb Garnetti juhtum lahendamata, kuid lootus püsib, et see muutub peagi.
1987 aasta veebruaris toimunud 30-aastase Roxanne Woodi mõrvajuhtum jäi aastakümneteks lahendamata. Ja Nilesis, Michigani osariigis, kus kuritegu toime pandi, elavad naised elasid hirmus, et neist võib saada järgmine ohver, kuna süüdlane jäi tuvastamata. Juhtum sai alguse selle aasta 20 veebruaril, kui Roxanne ja tema abikaasa Terry otsustasid õhtul välja minna. Kui nad kõik olid oma töö lõpetanud, said nad kodus kokku, valmistusid ette ja suundusid eraldi autodega restorani. Nad sõid õhtust ja suundusid seejärel lähedal asuvasse keeglisaali, kus Terry harjutas, kuna ta osales keegliliigas. Roxanne lahkus keeglisaalist umbes 45 minutit enne seda, kui Terry otsustas koju minna. Ja kui ta kohale jõudis, oli ta õudusest jahmunud sellest, mida ta leidis. Kui ta kööki astus, leidis ta Roxanne'i põrandal lamamas, surnuna. Ta võttis kohe ühendust politseiga, kes teda üle kuulasid, samal ajal kui kuriteopaika uuriti. Kummavisel kombel ei leidnud nad ühtegi tõendit selle kohta, et keegi oleks majja sisse murdnud, ja kui Terry ülekuulamise ajal ärritus, peeti teda kahtlusaluseks. Ta viidi jaoskonda edasiseks ülekuulamiseks, kuid ta lõudis kohe advokaati, mis tekitas uurijates veelgi rohkem kahtlusi. Üks uurija oli nii kindel, et Terry on süüdlane, et teda kuuldi ütlemas, et ta ei puhka enne, kui Terry on kogu eluks vangi pandud. Aga Terry ja Roxanne perekonnad olid kindlad, et ta on süütu, sest ta oli hea mees, kes armastas oma naist. Tõendeid, mis oleksid võimaldanud Terryt või kedagi teist süüdi mõista, ei leitud ning juhtum jäi lõpuks lahendamata. Kuriteopaigalt koguti DNA-d, kuid kuna tol ajal vastavat tehnoloogiat ei olnud, ei aidanud see uurimise edenemisele kaasa. Kuid 2020 aastal võtsid juhtumi uuesti käsile professor Ashlyn Kirsten ja Lääne-Michigani ülikooli tudengid koos Michigani osariigi politseiga. Juhtumi toimikut uuriti põhjalikult ja see viidi digitaalsele kujule, mis tegi lihtsaks näha, keda oli üle kuulatud, millal seda tehti ja milliseid tõendeid oli kogutud. Need digitaalsed failid anti seejärel üle politseile ning uurijad tegid koostööd geneetiliste genealoogidega, kes hakkasid töötlema seda väikest DNA kogust, mis koguti 1987 aastal. Alguses kaheldi, kas DNA on piisavalt, et juhtumiga edasi jõuda. Ja tõepoolest, pärast mitmeid kuid kestnud testimist ei avastatud midagi uut. Kuid eksperdid suutsid koostada geneetilise profiili, mis võimaldas neil luua Roxanne'i rindaja sugupuu. See viis politsei South Bendi, Indiana, osariigis elava mehe nimega Patrick Gillomini. Ta elas piirkonnas, mis asus kuriteopaigale lähedal ajal, mil Roxanne tapeti, kuid enne kui teda sai kahtlusaluseks nimetada, oli vaja täiendavaid tõendeid. Saadi teada, et Gillom oli tugev suitsetaja ning kui detektiivid teda jälgisid, õnnestus neil saada kätte üks tema suitsukonidest pesumaja juures, pärast seda, kui salajane uurija temaga vestlusse astus. Kui teda 2021 aastal üle kuulati, näidati Gillomile Roxanne'i fotod, kuid ta väitis, et pole teda kunagi varem näinud. Kuid peagi tõestas tema sigaretilt leitud DNA, et ta viibis Roxanne'i kodus rünnaku ajal ning ta arreteeriti, kuigi ta jätkas oma süütuse kinnitamist. Gillom väitis, et tal puudub igasugune mälestus sellest, et ta Roxanne'i tappis, kuid kohtuprotsessil ei vaidlustanud ta süüdistust. 2022 aasta aprillis mõisteti ta süüdi ja talle määrati 23 aastat vangistust, mis lõpetas 35 aastat kestnud mõistatuse. 2018 aastal tunti 22 aastast Gavin Octavianot kui äärmiselt intelligentset ja sõbralikku meest, kes õppis San Franciscos bioloogiat. Ta oli oma õpingutele väga pühendunud, kuid sama aasta novembris sõitis ta oma pere juurde koju, et koos nendega tänupüha tähistada. Järgmisel päeval kaunistasid tema ja ta pere jõulupuud ning hiljem samal õhtul otsustas ta minna õhtusöögile koos mõne sõbra ja oma nõbuga. Ta ütles oma emale, et ei jää hilja välja ja et tema näeb teda hiljem veel, enne kui ta õe autoga lahkus. Kuid kui ta polnud järgmiseks hommikuks tagasi tulnud, muutus tema pere murelikuks, sest kui ta oleks kavatsenud kusagil ööbida, oleks ta kindlasti nendega ühendust võtnud. Nad helistasid politseisse ja esitasid kadunud isiku kohta avalduse, et saaks alustada otsinguid. San Francisco ja Daily piirikond otsiti läbi, kuid teda ei leitud. 23. novembril leidis politsei kaadrid Gavini õe Mercedese autost, kui see pargiti umbes kell 5:20 õhtul Golden Gate'i silla põhja pool asuvasse parklasse. Ja kui uurijad sinna sõitsid, leidsid nad auto sealt, kuhu Gavin oli selle jätnud.
Üks tunnistaja võttis Gavini perega ühendust 28. novembril, teatades, et oli näinud Gavini kadumiskuulutust ja tundis ta kohe ära kui noormehe, keda ta oli näinud 23. kuupäeva õhtul Golden Gate'i tunneli lähedal. Ta mäletas seda kohtumist hästi, sest ta oli peaaegu Gavinile autoga otsa sõitnud, kui Gavin ootamatult teele komistas, näis olevat joobes. Tema pere usub, et ta otsustas auto ära parkida ja jalutama minna, sest see oli tema harjumus alati, kui ta oli joolud ja vajas värsket õhku. Järgnenud kuudel polnud Gavini pere rahul politsei reageeringuga, sest neid ei hoitud juhtumi arenguga kursis. Nad tundsid ka, et meedia polnud abiks, sest nad pidid veenma ühte telekanalit Gavini kadumisest lugu tegema ning see raiskas väärtuslikku aega. Pere pidi tegelema ka alusetute spekulatsioonidega, näiteks, et tema sõbrad olid teda rünnanud ja temalt elu võtnud. Ning mõned inimesed lausa heidutasid neid otsimast, väites, et ta pole tõenäoliselt enam elus. Tuleb märkida, et Gavini juhtumis ei kahtlustata kuritegu, kuid seda pole ka välistatud. Kui oled Gavinit näinud või tead, kus ta võiks olla, panutakse sul võtta ühendust tema perega numbril 415 67 28 929. Kui Napoleoni Bonaparte 1799 aastal Egiptuses sõjakäiku pidas, ei osanud tema ega tema sõdurid oodata, et nad teevad ühe ajaloo tähtsaima arheoloogilise avastuse. Rühm Prantsuse sõdureid komistas Rosetta kivi otsa, kui nad kaevasid vundamenti ehitisele, mis lisati Fort Julianile Niiluse deltas ja sellele järgnes midagi tõeliselt erakordset. Avastati, et kiviv olev tekst oli võtmeks Egiptusest leitud Egiptuse tekstide lahtimõtestamiseks ning neid sai lõpuks tõlkida. See andis ajaloolastele enneolematu arusaama Vana-Egiptuse kultuurist, ajaloolistest sündmustest ja tähtsatest isikutest, kes elasid Egiptuses väga ammu. Sellist võtit leitakse harva ja kui Rosetta kivi poleks avastatud, teaksime Vana-Egiptuse kohta palju vähem kui praegu. Selline võti on osutunud oluliseks ka sarnase mõistatuse lahendamisel, kuigi seekord ei ole tegemist egiptlaste, vaid viikingitega. 2014 aastal uuris Norra runoloog K. Jonas Nordby keerulist koodi, mille viikingid lõid umbes 11 või 12 sajandil. Arheoloogid oli välja kaevanud umbes 80 raidkirja dešifreerimatus koodis, mida tuntakse Jotun-Villeri koodina. Need ruunid ja raidkirjad, mis sisaldasid seda koodi, leiti riikidest üle kogu Euroopa, kuid keegi ei teadnud, mida need tähendavad või kuidas neid lahti mõtestada. Pakuti välja, et seda võiks kasutada ruunide tähestiku lahendamiseks, kuid ilma võrdluspunktita tehti selle mõistatuse lahendamisel väga vähe edusamme. See kestis kuni 2014 aastani, kui Nordby otsustas lähemalt uurida üht puutükki, mis leiti Bergenis Norras. Ta mõistis, et 2 muinaskandinaavlast olid kasutanud tavalisi põhjamaiseid ruune ja Jotun-Villeri koodi, et kirjutada oma nimed sellele puutükile. Kuna Nordby teadis, et nende nimed olid Sigurd ja Leifrats, sai ta kasutada nende nimede kirjutamiseks kasutatud ruune Jotun-Villeri koodi dešifreerimiseks. Aga see polnud sugugi lihtne ülesanne, sest endiselt polnud selge, kuidas see kood oli seotud tol ajal kasutatud tavaliste ruunidega. Aja jooksul sai ta aga aru, et kood oli tegelikult suhteliselt lihtne. Kõik, mida ta pidi tegema, oli vahetada ruunimärk ruuni nime viimase hääliku vastu. Ja seega, kui ruuni nimi lõpeb tähega R, siis vastav ruul Jotun-Villeri koodis oleks R ja nii edasi. Seda lahendust kasutades suutis ta lõpuks lugeda iidset teksti, mis oli ajaloolasi nii kaua segadusse ajanud. Aga oli üks konks. Kuna paljud tavalised ruunid lõpevad sama tähega, võttis aega aru saada, millisele ruunile viidati. Kui kõik need tekstid lõpuks lahti mõtestati, tuli välja, et seda koodi kasutasid igasugused inimesed ning mõnikord väljendati sellega armastust, kurbust või rõõmu. Ühes tekstis seisab järgnev, tsiteerin. Nii väga armastan teise mehe naist, et laiad mäed värisevad. Imeline sõrmuserohke naine, me armastame teineteist nii väga, et maa plahvatab. Mõne tekstiga kaasnesid loomade ja inimeste joonistused ning isegi mõttetud kritsendused või sirgeldused. Arvatakse, et seda koodi kasutati Põhja-Euroopas umbes aastani 1000 ja Skandinaavias kuni 15. sajandini. 1982 jäi Eileen J. Lawrence Barrack, keda sõbrad tundsid kui orlaad, leseks, kui tema abikaasa suri, ja ta jäi leseks kuni 69 eluaastani, mil 1996 algas tema kadumise mõistatuslik juhtum.
Teda kirjandati kui väga organiseeritud naist, kellel oli kindel päevakava ja kes sellest harva kõrvale kaldus. 1996. aasta aprillis elas ta Edmondsoni maakonnas Kentuckys väikeses majakeses Nolani jõe lähedal ning tal oli seltsiks väike koer nimega Fifi. Selle aasta 12. aprillil lahkus ta hommikul kodust, et minna kiropraktiku juurde, kellega tal oli kokku lepitud aeg. Kui konsultatsioon oli lõppenud, külastas ta solaariumi ja sõitis seejärel meistri juurde, kes tegi tema majakeses mõningaid töid. Tema perekond usub, et ta läks seejärel koju, kuid nad olid jahmunud, kui Orla helistas neile ja teatas, et ta ei sõida Frankfurti oma venna Peedu juurde külla, nagu oli plaanitud. Ta rääkis Peedu naisega, kes ei küsinud tühistamise põhjust. On teada, et ta lahkus seejärel taas suvilast umbes kell 14:30, et viia Fifi jalutama. Teda nähti sageli oma koeraga jalutamas Mammoth Cave'i rahvuspargi ümbruses ja ta tegi seda ka sel päeval. Hiljem teatas grupp teismelisi, et nad nägid Orlat ja ta peatus, et nendega nende onni juures rääkida. Seejärel naasis ta koos Fifiga koju ja arvatakse, et ta valmistus magama minema, sest ta tõmbas Runood ette, vahetas prügikastis kotti, eemaldas oma proteesid ja süütas sigaretti. Järgnenud nädalavahetusel ei tulnud ta kordagi oma majakesest välja, mis tegi tema naabri murelikuks ning esmaspäeval võttis naaber ühendust politseiga, et paluda kontrollida, kas temaga on kõik korras. Kentucky osariigi politsei reageeris ja pärast seda, kui nad leidsid majakese lukustatuna, murdsid nad sisse. Nad ei veidnud mingeid märke sissemurdmisest, kuid majake oli segamini ja esemed olid põrandale laiali pillutud. Fifi leiti oma puuris vigastusteta. Orla auto oli endiselt sissesõiduteel pargitud ja tema võtmed olid olemas, kuid temast endast polnud jälgegi. Tema magamistoa lähemal uurimisel leiti väikseid koguseid bioloogilist materjali ning selgus, et voodipesu pealmine lina ja tema käekott olid kadunud. See tekitas suurt muret Orla heaolu pärast ning kohe alustati otsingutega. Tema maja ümbrusest ei leitud ühtegi vihjet selle kohta, mis juhtuda võis ning otsustati läbi otsida tiigid ja muud veekogud. Sukeldujad otsisid läbi järved ja tiigid, kuid ka seekord ei leitud midagi. On oletatud, et Orla majahooldaja oli tema kadumisega seotud, kuid selle kohta pole leitud ühtegi tõendit. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, peaksid võtma ühendust Kentucky osariigi politsei Bowling Greeni jaoskonnaga numbril 2707 82 01 0. 20. sajandi 50. aastate teisel poolel viis Briti arheoloog, Istanbuli ülikooli teadlane nimega James Millard Türgis läbi uurimistööd neoliitikumi leiukohal, kui ta tegi märkimisväärse avastuse. Ta avastas suure asula nimega Çatalhöyük ning sellest ajast alates on selle leiukohal tehtud palju uurimistööd. Leiti, et see on umbes 9000 aastat vana ning seal oli palju tellismaju, mis olid üksteise kõrvale väga tihedalt ehitatud. Kuid leiukohast leiti ka palju erinevaid esemeid, nagu kujukesed ja seinamaalingute kujul kunstiteosed, mis hoidsid teadlasi aastaid lummatuna. Üks 10 jala laiunes seinamaaling tõmbas eriti tähelepanu pärast seda, kui 60. aastatel kaevati välja üks asula hoonetest. See seinamaaling erines oma koostiselt teistest leitud maalingutest ning kohe hakati uurima, mida see kujutab. Kuid lihtsat vastust polnud ning arutelu selle kunstiteose üle kestis mitu aastakümmet. Mõned teadlased uskusid, et see on vanim leitud kaart, kuna see näis kujutavat asula paigutust ja 2 lähedal asuvat tippu, kuid seda ei suudetud lõplikult tõestada. Teati, et asula ehitati umbes 1500 e.Kristuna ning see saavutas tähtsuse umbes 500 aastat hiljem. Inimesed elasid selles asulas vähemalt 2000 aastat Hestoni mäe 2 tippu all, mis on umbes 1,9 miili kõrge vulkaan. Paljude aastate jooksul aktsepteeriti üldiselt arvamust, et fresko kujutas piirkonna kaarti, kuigi mõned skeptikud väitsid, et see näitas tegelikult vaid dekoratiivset mustrit allosas ning 2 mäe tipu asemel hoopis leopardi nahka. Alles 2013 aastal pakuti välja usutavam teooria. Axel Schmidt, vulkanoloog California ülikoolist, otsustas läbi viia oma uurimistöö, kuna ta kahtlustas, et Hassan mägi võis pursata ajal, mil asukad veel piirkonnas elasid. Ta kogus mäelt kivikilde ja uuris nende sees leiduvaid setteid.
Siis selgus, et mägi oli tõepoolest pursanud umbes 9000 aastat tagasi, mis langeb kokku ajaga, mil seinamaaling loodi. Lisaks leiti koha pealt mitu obsidiaanist peeglit. Ja kuna obsidian saab tekkida ainult vulkaanilise tegevuse tulemusena, näivad need peeglid toetavad Schmidti teooriad. Seetõttu arvatakse nüüd, et see seinamaaling kujutab tegelikult seda hirmutavat hetke, mil mägi purskas. Tõenäoliselt toimus mitu väiksemat purse, nii et asula jäi suuresti kahjustamata. Kuid kohapeal elanud asukad olid oma ohutuse pärast väga mures. See oleks olnud erakordne sündmus ja seetõttu on arusaadav, et keegi tundis vajadust seda seinamaalingu kaudu jäädvustada. Pole kahtlust, et Çatalhöyük elanikud rääkisid sellest purskest aastakümneid ja võisid isegi selle hirmu äratava sündmuse kohta laule kirjutada. Kui see teooria on õige, siis on see seinamaaling vanim teadaolev vulkaanipurske kujutis ning ühtlasi vanim teadaolev kaart, kuna asula on kaardil kujutatud 2 tipu all. Abu Bakari ekspeditsiooni lugu, mis toimus 1300 aastatel, on väga kummaline. Täis spekulatsioone maailma ääre ja impeeriumi kohta, mis võis tol ajal olla maailma rikkaim. See puudutab Abu Bakari teist, Mali impeeriumi valitsejat, kes alustas riigi juhtimist 1310 aastat. Tema võimu alla kuulus suurem osa Aafrika mandri lääneosast ning tema kuningriik oli väga tugev, üle 1 miljoni inimese elas tema võimu all. Enamik kuningriigi rikkustest tuli kullakaevandustest, millest Abu Bakaril oli 3 ning tasandikest, mis osutusid äärmiselt kasumlikeks. Aga uus valitseja ei olnud rahul lihtsalt troonil istumise ja inimeste rikastamisega. Ta soovis rohkem teada saada Aafrikast väljaspool oleva maailma kohta. Selleks andis ta käsu, et 200 paati saadetaks üle Atlandi ookeani, et teada saada, kas ookeanil on lõpp ja kui on, siis mis asub selle taga. Ta teadis, et see saab olema tõenäoliselt ohtlik teekond ning seetõttu käskis ehitada mitut erinevat tüüpi paate, millest igaüht saatis varustuspargas. Igas varustuspargas siis oli teravilja, kuivatatud liha ja säilitatud puuvilju, mis pidid vastu pidama kuni 2 aastat. Neile anti kaasa ka kulda, puuvilla ja muid kaupu, mida teel vahetada, juhuks kui nad kohtavad kedagi, kellega äri teha. Abu Bakari ootas kannatlikult paatide tagasipöördumist, kuid oli löödud, kui ainult üks neist tagasi jõudis. Selle paadi kapten väitis, et nad olid purjetanud terve igaviku, kui meremeeste grupp sattus tema sõnul keset ookeani asuva jõe peale. Ta lisas, et sellel jõel oli erakordselt tugev vool, mis haaras paadid endasse ja kandis need kaugele minema. Üksteise järel sisenesid paadid sellesse veealasse ja kõik peale ühe viis vool endaga kaasa. Kapten käskis paadil, millel ta ise oli, ümber pöörata ja ta sai vaid pealt vaadata, kuidas ülejäänud mehed vooluga kaasa viidi ning neid ei nähtud enam kunagi. Kui ta lõpuks Malisse tagasi jõudis, oli ta üksi ja ülejäänud meremeeste saatus jäi teadmata. See lugu köitis Abu Bakari tähelepanu ja aastal 1311 otsustas ta, et peab seda jõge oma silmaga nägema. Ta jättis oma kuningriigi poolvenna Musa hoolde ja pani kokku teise ekspeditsiooni, seekord võttes kaasa 2000 laeva 200 asemel. Kui kõik pargased ja varustused olid valmis, asus ta koos suure hulga meremeestega teele tänapäeva Gambia aladet ning tema alamad ootasid hinge kinni pidades tema tagasipöördumist. Aga nende ootamine oli asjatu. Abu Bakari ja tema laevastik ei naasnud kunagi ning sellest ajast saadik on palju spekuleeritud, mis nendega juhtus. Iga kord, kui arheoloogid leiavad kellegi jäänused, kes elas ammu aega tagasi, hakkavad nad küsima küsimusi, nagu kus ta elas, millisesse kogukonda ta kuulus ja kuidas ta oma otsa leidis. Mõnel juhul, näiteks Egiptusest leitud muumiate puhul, ei leita neid vastuseid kunagi ning kõik, mida me teha saame, on spekuleerida, kes nad olid ja mis põhjustas nende surma. Alguses tundus, et nii läheb ka seekord. James Fordes, Jamestownis Virginias, leiti mehes säilned, keda tuntakse lihtsalt tähisega JR-102C. Kuna eksperdid pidasid teda koloniaalaja vanimaks mõrvaohvriks. JR-102C avastati 5. detsembril 1996 arheoloogide rühma poolt, kes viisid James Fortis läbi uurimistööd. Jäänused leiti umbes 100 jardi kauguselt kagupoolsest kaitserajatisest ja nende uurimisel tehti üllatav avastus.
Umbes 20 shrapnellitükki leiti tema paremast jalast, umbes tonni võrra põlvest allpool. Edasine uurimine näitas, et mees oli Kaukaasia päritolu, umbes 19-aastane. Ta oli umbes 5 jalga ja 5 tolli pikk ning tõenäoliselt oli ta härrasmees, kes ei olnud harjunud rasket tööd tegema, kuna ta oli vaid mõõdukalt lihaseline. Samuti arvatakse, et ta oli kristlane, kuna tema kirst maeti ida-lääne suunas ning tõenäoliselt oli ta pärit Inglismaalt. Kuid tol ajal ei olnud teada, kuidas killud tema jalga sattusid ning arvati, et keegi oli teda rünnanud ja temalt elu võtnud. Lasu tabamus tegi palju kahju, kui see tabas JRJ-102CD, purustades luid ja rebides arteri. See tähendab, et ta oleks kaotanud elu väga kiiresti pärast lasu tegemist ning tal poleks olnud mingit võimalust õigel ajal abi leida. Kuid rünnakule eelnenud asjaolud jäid saladuseks, kuni Jamestowni teadlased teatasid, et nad võivad olla selle mõistatuse lahendanud. Nad said teada, et selles piirkonnas toimus 1624. aastal duell, mille käigus mees nimega George Harrison jäi kaotajaks, kuna teda tabas jalga lastud kuul. Killu asukoht tema jalas viitab sellele, et ta seisis ründaja suhtes külg ees, mis sobiks hästi duelli olukorraga. Võimalik, et lasku teinud mees oli nimega Richard Stevens, kaupmees, kes tol ajal elas Jamestownis, kuid Harrison on vaid üks 2 võimalikust ohvrist, kes on tuvastatud. Teised uurijad on oletanud, et säilmed kuulusid Stephen Calthropile, kuna on teada, et ta oli härrasmees, kes elas tol ajal Jamestownis. Ta saabus piirkonda 1607. aastal, kui ta oli veel laps, kuid ta õppis seda piirkonda väga hästi tundma. Väidetavalt kingiti ta tolleaegse tava kohaselt kapten John Smithi poolt kuningale ning temast sai lõpuks tõik. Mõnede allikate kohaselt tabas teda vahimehe poolt lastud kuul, tõenäoliselt kogemata ning selle tagajärjel kaotas ta elu. Kuid enamik uurijaid on veendunud, et säilmed kuulusid George Harrisonile ja et ta sai oma otsa duelli käigus. 25-aastane Briti kuninglike õhujõudude kapten Mansell R. Jeans, kes oli pärit Ontariost, Kanadast, oli tuntud kui kogenud lendur. Ta oli esimese maailmasõja ajal Briti kuninglike õhujõudude liige, tulistas alla 11 vaenlase lennukit ning oli oma kaaslaste seas väga hinnatud. Tema armastus lendamise vastu ulatus aga kaugemale sõjaväest ning 1919. aasta mais reisis ta Ameerika Ühendriikidesse, et osaleda võistlusel, mille oli korraldanud Boston Globe. Ajaleht otsis pilooti, kes suudaks püstitada rekordi lennuaja osas Atlantic City, Bostoni ja New Jersey vahel ning James arvas, et ta suudab selle tiitli võita. Lisaks Globe'i trofeele ja veelgi suuremale tunnustusele ning kuulsusele oleks võitja saanud ka $1000 suuruse auhinna, mis oli tol ajal väike varandus. Selle aasta 18. mail tõusis ta õhku oma Sopwith Cameli 1-istmelise 2-tiivalise lennukiga. Ta tundis seda lennukit väga hästi, kuna see oli sama tüüpi, millega ta oli sõja ajal lennanud ning ta lendas kergesti Atlantic Cityst Bostoni. Ta saavutas keskmiseks kiiruseks 115 miili tunnis, mis oli uus rekord ja varjutas eelmist kiireimat kiirust, milleks oli 90 miili tunnis. Uudiste väljaanded nimetasid teda peamiseks favoriidiks auhinnaraha võitmiseks ja keegi ei julgenud vastu vaielda, arvestades tema lennu esimese etapi tulemust. Seejärel lendas ta Massachusettsi Saugusesse, kus tal oli vaja õhuballasti paaki uuesti täita, kuid enne õhkutõusu avastas ta lennuki kompassiga probleemi. Ta ei lasknud sellel probleemil end siiski takistada ning otsustas New Jersey poole lennata hoopis raudteerööbast abil navigeerides. Umbes kell 6 õhtul tõusis ta taas õhku, kuid tegi saatusliku vea. Lennates üle Bostoni ajas ta raudteerööpad segamini ja hakkas järgima Boston ja Albany raudteed, mitte New York, New Haven ja Hartfordi raudteed, nagu ta oli plaaninud. Selle asemel, et suunduda New Jersey poole, hakkas ta lendama Massachusettsi suunas ja umbes 90 minutit hiljem maandus ta Tübingis. Ta tõenäoliselt mõistis oma viga, kuid otsustas sel ööl enam mitte õhku tõusta ja jäi selle asemel Tübingisse ööbima. Järgmisel hommikul suudus ta New Yorgis asuva Long Islandi poole, kuna soovis maanduda Mitchell Fieldil, kus ta sai oma lennukit tankida. Seejärel jätkaks ta ülejäänud teekonda New Jersey poole ja enne õhkutõusu ütles ta, et järgib Housatooliki jõge. Aga ta ei jõudnudki kohale ning arvati, et ta muutis oma plaane ja otsustas hoopis Torontosse, Kanadasse lennata. Kui ta jäi kadunuks, korraldati otsingud, kuid kellelgi polnud aimugi, kust Jamesi otsimist alustada, sest polnud teada, mis suunas ta oli läinud.
Kuna tema lennuki kompass ei töötanud, võis ta olla kukkunud alla mõnes metsases piirkonnas ning paljusid neist otsiti läbi, kuid tulemusteta. Pakuti välja, et ta kukkus alla Housatonigi jõkke, kuid see oli vaid oletus. Aastate jooksul on mitmeid vihjeid kontrollitud, kuid Jamesist pole kunagi ühtegi jälge leitud ning tema saatus on tänaseni teadmata. 40-aastasele Marceline de Malile ja tema 37-aastasele abikaasale Francine'ile, kes elasid 1942 aastal Šveitsi Alpides, oli lehmade lüpsmine ja loomade eest hoolitsemine igapäevane rutiin. Kuid ühel päeval läksid nad seda tegema ega tulnudki enam tagasi. Nende tütar Marceline, kes oli kohal nende kadumise päeval 15. augustil 1942, ütleb, et ta mäletab oma vanemaid, kingseppa ja õpetajad, kes tol päeval majast lahkusid. Ja et perekond on neid sellest ajast saadik otsinud, kuid ühtegi jälge pole kunagi leitud. Marceline oli üks 7 lapsest, kes tol ajal talus elasid. Nad on alati mõelnud, mis nende vanematest sai, kuid kui nad aastatepikkuse otsimise järel ei suutnud neist ühtegi jälge leida, ei jäänud neil muud üle, kui alla anda ja oma eluga edasi minna. Pärast seda, kui abielupaar kadunuks kuulutati, kulutasid võimud samuti palju aega nende leidmisele, kuid tulemusteta. Lähedal asuva küla elanikud peetsid üle 2 kuu Alpe läbi, kammides lootuses leida kas või ükski vihje, kuid tulutult. Marceline ütles, et tema ema polnud kunagi isaga sellistele reisidele kaasa läinud ning pole teada, miks Francine seekord otsustas temaga kaasa minna, kuna ta oli rase ja liustiku ületamine oleks olnud väga raske. Vanemate kadumise tõttu saadeti 7 last erinevatesse peredesse elama ning peagi kaotasid nad omavahel kontakti, kuigi elasid samas piirkonnas. Järgmised 75 aastat polnud neil aimugi, mis nende vanematega juhtus, kuid 2017 aastal said nad lõpuks mõned vastused. Töötaja, kes oli palgatud suusatõstukifirmasse Glacier 3000, töötas Hansflorini liustikul tõstuki kalla, kui märkas jää sees midagi kummalist. Jää oli hakanud sulama tänu tõusnud temperatuuridele, mille põhjustas ülemaailmne soojenemine. Avastus tehti 8500 jala kõrgusel ning kui politsei kutsuti uurima, leidsid nad 2 inimese säilmed ja hakkasid kohe spekuleerima, et leitud on Marcella ja Francine. Nad lebasid teineteise kõrval ning kinnitati, et säilmed kuulusid mehele ja naisele. Kuna nad olid jääse lõksu jäänud, olid säilmed ideaalselt säilinud ning teadlastel ei läinud kaua aega, et kinnitada, et leitud olid Marceline ja Francine. Arvatakse, et paar üritas jõuda Berre kantonisse, nagu tol ajal paljud inimesed, ning neil juhtus õnnetus, mille tagajärjel nad kukkusid lõhesse. Võib-olla said nad kohe surmavaid vigastusi või ei suutnud enam pinnale tagasi pääseda ning kaotasid oma elu. Marceline ütles, et ta tundis suurt kergendust, et sai lõpuks teada, mis tema vanematega juhtus ning saab neile anda väärilise matuse. Kui 50-aastane Juliette Stewart Points 1937 aasta juunis äkitselt kadunuks jäi, olid tema sõbrad mures, kuid kuna ta oli tol ajal seotud Nõukogude põrandaaluse võrgustikuga, olid nad harjunud, et ta on pikemat aega ära. Seetõttu ei teatatud tema kadumisest ametlikult enne kui 7 kuud hiljem. Kuid arvatakse, et selleks ajaks oli juba liiga hilja ja ta oli tõenäoliselt oma elu kaotanud. On teada, et selle aasta 5. juuni elas Juliette New Yorgis Ameerika naisteklubi korteris. Samuti on selgunud, et tol päeval sai ta kelleltki telefonikõne ja varsti pärast kõne lõpetamist nähti teda korterist lahkumas, kus ta enam kunagi ei naasnud. Selle aasta oktoobris märkis tema üürileandja, et Juliette ei olnud üüri maksnud ja tema post oli 4 kuud välja võtmata. Ta võttis ühendust ühe tema sõbraga, Marie McDonaldiga, ja teavitas teda, et Juliette on kadunud. Seejärel võttis ta ühendust advokaadiga nimega Elias Lieberman, kes oli tegelenud Julietti lahkunud abikaasa pärandiga ja koos sõitsid nad tema korterisse. Siis ei leidnud nad midagi kahtlast. Korter oli väga puhas ja korras. Tema riided ja pagas olid endiselt kapis ning pass, isikutunnistus ja pangaraamat olid kõik olemas. Järgmise 3 kuu jooksul püüdis Lieberman välja selgitada, mis Juliettiga juhtus, intervjueerides maja töötajaid, uurides tema telefonile tema äraoleku ajal saabunud kõnesid ja kontrollides tema posti, kuid ta ei leidnud vastuseid. Juliette kuulutati lõpuks kadunuks sama aasta detsembris ning kohe kahtlustati, et ta oli topeltagent, kelle Nõukogude salapolitsei oli vahi alla võtnud.
Teised kahtlustasid, et ta viidi jõuga Venemaale, kuna ta oli seotud Ameerika Ühendriikide kommunistliku parteiga, mida tuntakse kui CPUSA. Ta oli mingil hetkel töötanud ka Nõukogude salateenistuse heaks ning 1936 aastal hankis ta uue passi nimega Julia Stewart Glaze. Pärast seda lahkus ta Ameerika Ühendriikidest Euroopasse. Naastes teatas ta Liebermanile, et pärandiasjad tuleb kiiresti lahendada, kuna tal oli hädasti raha vaja, et võimalikult kiiresti lahkuda. Järgmisel aastal märkas ta, et maine muutus millegipärast üha ärevamaks, tõenäoliselt Stalini puhastuste pärast. Vahetult enne oma kadumist ütles ta sõpradele, et kardab oma elu pärast, kuid ei täpsustanud seda. On teada, et viimane salapärane telefonikõne, mille ta oma kadumise päeval sai, oli saksakeelselt mehed. Kahjuks ei leitud kunagi midagi rohkemat ja me ei pruugi kunagi teada saada, mis juhtus Julietiga pärast seda, kui ta tol päeval oma korterist lahkus. Arvatakse, et kummaline, nikerdatud kivi nimega Dare kivi võib sisaldada vastuseid ühele Ameerika kõige segadust tekitavamale müsteeriumile, Roanoke'i koloonia kadumisele. Alates sellest, kui koloonia 1590 aastal kadus, on inimesed arutanud selle põhjuste üle, kuid lõplikke vastuseid pole kunagi leitud. Roanoke asus Põhja-Carolina idarannikul ning selle rajas rühm inglise asunikke, kes saabusid sinna 1587 aastal John White'i juhtimisel. Kui rühmavarud hakkasid otsa saama, otsustas White Inglismaale tagasi pöörduda, lubades naasta koos kõige vajalikuga, mida koloonia vajas. Tema naine jäi koos nende tütre Eleanor Daryga maha, kes oli just sünnitanud esimese vabas maailmas sündinud inglise lapse, kelle nimeks pandi Virginia. Kui White oli ära, tegid ülejäänud rühmaliikmed kõik endast oleneva, et ellu jääda ja arvatakse, et mingil hetkel läks midagi kohutavalt valesti. White jõudis tagasi alles 1590 aasta ja tema õuduseks oli koloonia kadunud. Ainus vihje, mis kunagi leiti, oli sõna Croatoan, mis oli uuristatud puu sisse sellel koha ja kunagi ei selgunud, mis kadunud asunikega juhtus. Siis 1937 aastal, peaaegu 200 aastat hiljem, kui Lewis Hammond korjas Edentonis Põhja-Carolinas pähkleid, leidis ta midagi, mida ta ei osanud seletada. Ta leidis suure kivi, millele oli uuristatud kirjutis ja otsustas selle viia Atlanta Emory ülikooli, et seda saaks uurida. Kui tekst lahti mõtestati, oli üks esimesi avastusi kivi ühel küljel olevad initsiaalid EVGD, mida teadlased usuvad viitavat Eleanor White Dary'le. Tekstis öeldi, et Ananias ja Virginia Dare kaotasid oma elu 1591 aastal, terve aasta pärast seda, kui White oli paika naasnud. Samuti öeldi, et kui kivi leitakse, tuleks seda näidata White'ile, kuid arvatakse, et ta ei saanud sellest kunagi teada. Kivi teine küld pakkus seletust sellele, mis kolooniaga juhtus ja uurijad leidsid, et see oli peaaegu liiga hea, et olla tõsi. Tekstis öeldi, et pärast seda, kui White Inglismaale suundus, otsustas ülejäänud grupp mandrile kolida, tõenäoliselt seetõttu, et nende varud olid täiesti otsas. Kuid seal sattusid nad põlisameeriklaste rünnaku alla ja need, kes ellu jäid, surid peagi haigustesse. Tekstis öeldakse veel, et selleks ajaks oli ellu jäänud vaid 7 asunikku ja need, kes elu kaotasid, maeti umbes 4 miili kaugusele jõest ida poole. Kuigi leid oli tõeliselt hämmastav, tuli siiski kindlaks teha, kas see on ehtne ja paljud teadlased olid skeptilised. Kui seda analüüsiti, leiti, et kivi on kvarts, kuid kuna see on väga levinud materjal, ei aidanud see selle ehtsust kinnitada. Pealegi ei sobinud mõned tekstis kasutatud sõnad ajastuga, mil see väidetavalt kirjutati ning eksperdid polnud teooria kinnitamisele ega ümberlükkamisele lähemale jõudnud. Praegu ei saa midagi rohkemat teha ja ainult aeg näitab, kas seda kivi saab kunagi ehtsaks tunnistada. 60-aastase Robert Fitzgeraldi nimi on lisatud pikale nimekirjale inimestest, kes on metsikus looduses kadunuks jäänud ega ole kunagi enam nähtud, ning tema perekond on meeleheitel, et saada vastuseid selle kohta, mis temaga juhtus. 2012 aasta novembris töötas Robert Ply Jimmy Stewart's Drafties Virginias, mis on välisfassaadide ehitustoodete tootja. Ta oli tuntud ka selle poolest, et käis aeg-ajalt Stanton Augusta YMCA's treenimas ning hoidis oma vormi joostes Gypsy Hill Parki piirkonnas. Uurijad on öelnud, et ta külastas oma ema 12. novembril 2012 ning seejärel käis Stantonis ühes väikepoes.
Tema ema arvas, et ta suundub koju, kuid ta ei näinud teda enam kunagi. Kui Robert ei ilmunud tööle, muutus tema tööandja murelikuks ja avati kadunud isiku toiming. Tema juhtumid ümbritsevad üksikasjad on jätnud tema perekonna ja sõbrad väga murelikuks, kuna tundus, et ta oli lihtsalt õhku haihtunud. Kui Roberti tuttavaid küsitleti, selgus, et tema ja üks naissoost sõber veetsid aega Shenandoah mäel päev enne tema kadumist. Nad käisid matkamas Confederate Breastworksi raja, kuid liikusid ka mitmetel teistel radadel selles piirkonnas. Seda kinnitab ka uurijate poolt vaaratud pardakaamera salvestis, mis jäädvustas paari ning milles salvestas produktsioonifirma, kes tol päeval piirkonnas filmis. Naine avaldas, et kui nad matkal olid, kaotas Robert kuidagi oma mobiiltelefoni ja särgi, kuid neil ei õnnestunud neid üles leida. Uurijad kahvustavad, et ta otsustas järgmisel päeval mäele tagasi minna, et otsingut jätkata, kuid ta ei tulnudki enam tagasi. Hiljem tuli välja, et tema telefoni oli juba üks matkaja leidnud ja võimudele üle andnud. Kuid märgati, et Robert oli kadunud alles mõned päevad hiljem, 15. augustil, kui ta oma vahetusest puudus. Ta oli töötanud Ply Gemis 3 aastakümmet ja andis tavaliselt tööandjale teada, kui ta pidi haigeks jääma või hilinema, kuid seekord see nii ei olnud. Esialgsete otsingute käigus leiti Roberti auto Konföderatsiooni kaitserajatiste parklast. Ja seespool leidsid uurijad tema seljakoti, mõned veepudelid, energiapatoonid, vihmakeebi ja taskulambi. Järgnenud otsingud kestsid 5 päeva. Üle 200 inimese kammis läbi. 4500 aaki suuruse ala. Kohale toodi otsingukoerad ja helikopter, samuti otsijad hobustel, kuid meil ei õnnestunud välja selgitada, mis suunas Robert liikus või mis temaga juhtus. Kui tema Stauntoni maja läbi otsiti, leiti see korratuna. Tema pliidist leiti vana toit ning uurijad lisasid, et ka tema auto oli nende sõnul segamini. Kuna rohkem vihjeid ei leitud, on palju spekuleeritud, mis Robertiga juhtuda võis. Levinud teooria on, et ta eksis ära oma asju otsides ning kuna tema varustus jäi autosse, suri ta alajahtumise tõttu. Teised on arvanud, et kui halb ilm piirkonda tabas, üritas ta otseteed mööda tagasi oma auto juurde minna ja sai vigastada, mis takistas tal abi leidmast. Kui teil on mingit teave, mis võiks aidata teda leida, palutakse teil võtta ühendust Stauntoni politseiosakonnaga numbril 540 33 23 842. Kanadas 1942 aastal kaduma läinud sõjaväelennuki saladus lahendati alles enam kui 7 aastakümmet hiljem. Kuid enne avastust polnud kellelgi aimugi, mis lennukist või selle meeskonnast sai. Kõnealune lennuk oli Avro Anson MK1L 7056. Selle aasta 30. oktoobri hommikul astusid selle lennuki piloot ja 13 meeskonnaliiget pardale ning tõusid taevasse, et sooritada navigatsiooniõppust Patricia lahe kohal Briti Kolumbias, Kanadas. Avro Ansonil oli 2 mootorit ja Kanada sõjavägi kasutas seda kuni 1952. Aastani pommitaja meeskondade väljaõppeks, enne kui nad saadeti päris missioonidele, mis võisid olla äärmiselt ohtlikud. Navigatsiooniõppust, mida meeskond sel päeval sooritas, oli varem korduvalt läbi viidud ja keegi ei oleks osanud arvata, et see lõpeb mõistatuse ja lõpuks tragöödiaga. On teada, et kui lennuk oli õhus, muutus ilm ootamatult ja piloodile anti käsk baasi tagasi pöörduda, kuid meeskonnalt ei saadud ühtegi teadet, mis tekitas maapealsetes inimestes suurt muret, kuna ilmastikuolud olid muutunud ohtlikuks. Ja kuna lennukiga polnud muud võimalust ühendust saada, ei olnud teada, kuhu see oli lennanud. Kohe korraldati otsingud, kuid polnud võimalik teada, kuhu lennuk oli kadunud. Otsijad said vaid oletada, kust alustada. Sellegipoolest otsiti 3 täispikka päeva, enne kui lõpuks alla anti. Lennukist ega selle meeskonnast ei leitud ühtegi jälge ning eeldati, et lennuk on alla kukkunud ja kõik pardalolijad on hukkunud. See mõistatus kestis aastakümneid, kuni metsatööriste meeskond avastas midagi. 2013 aastal Teal Jones Cedar Productsi poolt palgatud meeskond töötas Vancouveri saarel mäel, kui nad leidsid lennuki rusud ning nägid, et need olid seal olnud väga pikka aega. Nad teavitasid oma tööandjaid, kes võtsid ühendust Riigikaitseministeeriumiga ning uurimiseks saadeti Mäenõlvale meeskond.
Selgus, et tegemist oli kadunud lennukiga ning leiti Kriegi 4 mehe säilmed, kuid keeruliste tingimuste tõttu ei olnud võimalik neid mäelt ära tuua. Need lendurid olid vaid 4 enam kui 100, kes kaotasid elu Patricia Bay kohal teise maailmasõja jooksul. Ja täna on selle koha juures, kust see konkreetne lennuk leiti, asetatud pärg vastu puud. Need 4 meest maeti lõpuks kõrvuti koos veel ühega rahvaste ühenduse sõjahauaplatsile Royal Oaki matusepargis Victorias. Yellowstone'i rahvuspark on populaarne sihtkoht, kus inimesed naudivad matkamist, vaatamisväärsusi ja aega oma lähedastega, kuid see võib olla ka väga ohtlik koht. Paljud inimesed on aastakümnete jooksul pargis kaduma läinud ja neid pole kunagi leitud. Aga pargis on ka teisi ohte. Yellowstone'is on palju kuumaveeallikaid, millest mõned saavutavad väga kõrgeid temperatuure. Nende allikate ümbruses on juhtunud palju õnnetusi ning inimesed pole saanud mitte ainult tõsiseid vigastusi, vaid on kaotanud elu sattudes vette. Juhtum, mis puudutab kadunud meest 70-aastast Ilhun Road Los Angelesest, on seotud ühe nende kuumaveeallikaga, kuid teda pole leitud, hoolimata sellest, et leiti väga makaaber vihje. 2022. aasta 31. juulil veetis Ilhun Road aega pargis ning siiani pole teada, kas ta oli üksi. Sel päeval sai selgeks, et ta oli kadunud, kui tema auto leiti hüljatuna West Tambi keisribasseinis ning kohe alustati otsinguid, kuid teda ei õnnestunud leida. Järgmised 18 päeva ei suutnud keegi välja selgitada, mis temaga juhtus ning hakkas tunduma, et see juhtum võibki jääda lahendamata. Kuid siis, 18. augustil tehti jahmatav avastus. Üks pargi külastaja teatas valvuritele, et oli näinud midagi hõljumas Abyss Poolis. Ja kui nad läksid asja uurima, olid valvurid šokeeritud, kui avastasid basseinis musta kinga, suurus 8,5. Kuid kõige murettekitavam oli see, et kinga sees oli inimjalg. Bassein otsiti põhjalikult läbi, kuid jala omaniku kohta ei leitud ühtegi jälge. Juhtumist teatati politseile, kes andis jala laborisse, et saaks teha analüüsi. Sellest eraldati DNA ning seejärel kinnitati, et jalg kuulus Ilhun Road. Lisaks viidi Abyss Pooli ümbritsevates piirkondades läbi täiendavaid otsinguid, kuid tulemusteta. Pargivalvurid on sellest ajast teatanud, et usuvad, et ta ei ole enam elus ning tõenäoliselt kaotas ta oma elu 31. juulil. Nad kirjeldasid ka Rosie auto leidmist, öeldes, et piirkonnas tuvastati 3 näiliselt hüljatud sõidukit, kuid 2 neist nõuti hiljem välja ning ainult Rosie Kia Niro maastur jäi alles. Kui autod läbi otsiti, leiti tema sülearvuti, fotod, kaart, luulekogumik ja rahakott, milles oli $447. Tema juhiluba oli rahakotis ning pargivalvurid kasutasid seda, et teada saada, et Rose oli broneerinud 1 ööks majutuse Canyon Lodge'is. On oletatud, et mees võis libastuda ja sattuda 5 jala sügavusse kuumaveeallikasse, kus ta ei suutnud välja pääseda, kuid seda pole kunagi tõestatud. Rosie juhtum on nüüdseks suletud ja pargiametnikud on teatanud, et neil ei ole rohkem teavet jagada. Asjaloolised allikad ei maini, kes avastaja oli, kuid 1819. aastal leidis keegi ühe naise muumia jäänused nekropolisest, mis asus Thebas, Egiptuses. Selges, et ta oli surnud umbes 2600 aastat enne tema väljakaevamist ja teadlased olid põnevil, et tema elu kohta rohkem teada saada. Üks huvitavamaid küsimusi selle muumia ümber oli, kuidas ta suri ja selle kindlaks tegemiseks saadeti jäänused Briti muuseumisse, kus arst Augustus Posey Granville hakkas neid uurima. Hiljem ütles ta, et ta kõhkles uurimist alustamast, kuna Urtir Zenu oli üks kõige terviklikumaid kunagi leitud muumiaid, mis kunagi leitud. Kuid vastuste saamiseks polnud tal muud valikut, kui kasutada oma skalpelli, et eemaldada väliskihid ja sidemed, mis olid peale pandud tuhandeid aastaid tagasi. Nii algas esimene meditsiiniline lahkamine Egiptuse muumia kallal. Ja kui kihid olid eemaldatud, avastas Granville, et Urtir Zenu oli nii hästi mumifitseeritud, et pehmed koed olid endiselt säilinud. Tuvastati, et ta oli surmahetkel umbes 50-aastane. Ja Granville asus oma tööd lõpetama, kuigi hiljem kritiseeriti teda läbivaatuse ajal üles näidatud hooletuse eest. Tema meetodid kirjeldati pigem lihuniku tööna kui läbivaatusena ning ta ei näidanud mingit austust naise vastu, keda ta uuris.
Sellegipoolest lõpetas Grenville oma läbivaatuse 1825 aastal, pärast mida esitas ta oma neiud kuninglikule seltsile. Ta oli kindlaks teinud, et naine suri pärast võitlust munasarjavähiga. Ta jõudis sellele järeldusele tänu pehmetele kudedele, mis leiti parema munasarja ümbrusest, kuid hilisemad uuringud seadsid tema arvamuse kahtluse alla. Hiljem tehti kindlaks, et see kude oli tõepoolest kasvaja, kuid see oli healoomuline ega saanud seega olla tema surma põhjuseks. See jättis teadlased taas algusesse, nii nad hakkasid pakkuma välja alternatiivseid teoreid selle kohta, mis võis olla tema surma põhjuseks. Mõned arvasid, et ta võis surra malaariasse, kuna paljud inimesed on nii iidsetel kui ka tänapäevastel aegadel selle haiguse tõttu elu kaotanud. See on siiani üks suurimaid eluohtusid kogu Aafrikas ning see oli kindlasti võimalik, kuid ka see teooria osutus valeks. Kui testid olid lõpule viidud, selgus, et Ger Terzeno oli põdenud tuberkuloosi ning tema surma saladus sai lõpuks lahendatud 1000 aastat pärast tema lahkumist. Seda kinnitas ka teine lahkamine, mis tehti 1994 aastal ning avastati, et ta oli enne tuberkuloosile alistumist pikalt passiivne olnud. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.